Tere, täna tahan ma rääkida jälle toidust, täpsemalt siis näidata oma ostukorvi sisu ja siis rääkida, mida ma nende asjadega tegema hakkan. Ja seda siis sellepärast, et tervisliku toitumise juures on kõige tähtsam või esimene nipp, mida te peate teadma, on just see, et kui sa tahad tervislikult toituda, siis tuleb sul osta kõigepealt võimalikult palju tervislikku toitu endale koju, et sul oleks see kogu aeg olemas külmkapist võtta. Siis sa hakkad ka ilmselt seda sööma hiljem, et siis on sul kergem nagu järje peal püsida. Enne siis, kui ma oma tellimuse juurde lähen, mis muidugi pole veel kohal, ma tellisin selle e-koopist ja no tuli välja, et sellega läheb tegelikult väga kaua aega. Ma mõtlesin, et see tuleb umbes tunni aja pärast, aga tegelikult ei tule. Ma ei ole varem kunagi e-koopi kasutanud ja no ma mõtlesin, et katsetame järgi, et siis see on üldse ikka nagu review, et ma olen alati mõelnud, et kui sa tellid nagu netist toitu, et see on nagu väga mugav, sest sa ei pea just ise tassima. Mul endal näiteks lube ei ole, seega ma ei jõuaks mingi 30 euro eest endale toitu koju tassida. Aga ühesõnaga, ma olengi mõelnud, et see on küll väga mugav, aga samas nagu sa ei saa ju endal mingi ise valida puuvilju ega juurvilju, et nad panevad sulle selle ju kotti. Siis ma tahangi näha, millised need puuviljad lõpuks välja näevad, kas pannakse kõik asjad ilusti kotti ja muidugi siis vaatame, et kui ruttu see kohale jõuab. Aga tegelikult no see koopi review ei olnud nagu mu põhiidee ja ma tahtsin tegelikult nagu rääkida sellest, et lihtsalt mis ma ostan ja mida ma sellest teen. Aga enne siis räägin natuke oma eelmisest videost, et ma rääkisin ka sellest, et ma proovisin perioodilist paastumist. Lõpuks tuli välja, et sellega on siis väga lihtne tegelikult kaalu kaotada, et sa ei saa arugi, või noh, mina vähemalt ei saanud aru, et ma mingit dieeti peaks. Ja nüüd ma seda enam ei tee, kuna ma olen piisavalt kaalust alla võtnud. Siiski ma tahan nagu üritan tervislikult toituda, kuigi te pärast näete, et kõik asjad ei ole nagu Max Healthy, mida ma tellisin. Tahaks tegelikult juba näidata neid asju, aga ma ei saa. Nii, nüüd on mingi 3 tundi juba möödas ja lõpuks need asjad tulid kohale. Ja Travis jõudis ka vahepeal koju. Travis on ju lasteaias meil enne. Ja. Nii, ja nüüd me hakkame näitama, mis me siis ostsime, aga ma ei tea, kuidas me neid näitame siin. Mis me teeme? Ma aitagin. Aitad mind või? Jah. Nii, kuidas sa mind aitad? Travis annab mulle järjest asju, mis ma näitan teile, mis me ostsime. Kõige esimene asi on siis tortilla täistera prapid, sest nendega saab igast asju teha. On ju? Siin on 3 banaani, oota vaatame, kas on ilusad banaanid või? Ja tegelikult oli 6 kokku ja nendega ma tahan teha ühte asja veel, panna siia vrapi vahele ka. Need on virsikud. Me peame vaatama, kas on ilusad virsikud. Kusjuures siin on neid lausa 7 tükki, ma tellisin nagu 6 selles suhtes. Õunu on ka terve hunni, ka rohkem, kui ma tellisin. Aga no võib-olla need on kaalu järgi pandud kuidagi. No see on nõudepesu vahe, et see ei ole väga oluline. Kurk. Nii, mis see on, Travis? Hakkliha. See on hakkliha. Hakkliha ei ole nüüd küll kõige tervislikum toit, aga sellega saab siiski väga palju häid asju teha. Nii et ma võtsin ikka neid ka, mitu tükki. Ütle makaroni ka teha saab. Travis sööb makarone hakklihaga meil, kuivatatud kirsid. Ja need on kommi asemel, ehk need me hakkame sööma nüüd kommid asemel. Jämma. Aga me pole neid maitsnud, et proovime. Proovi praegu. Jah, proovime praegu. Siuksed suured kirsid on. Hea. Jaa. Täiega magusad on. Need on magusad. Mis see siis on? Kusjuures seda ma küll ei tellinud, ma arvan, et kas see mingi kingitus või? Selline šampoon väike. Kusjuures ma olen seda Naturboxi kuskil kuulnud, see mingi uus firma vist saab. Ja mis see on? See on mingi suke asi, mingi värvipüüdja. Ma arvan, et on siis kingitused ja tuunikala, sest mulle meeldib tuunikala salatit süüa. Ma olen seda oma Instagramis ka jaganud seda retsepti, mida ma teen. Ja siis ma ostsin mandleid, sest et ma tahan teha seda mandlivõid ise proovida teha. Ja siis selle jaoks ma võtsin ka kakao, aga tegelikult see on Travisele, aga seda läheb natuke ka vaja siin, sest ma tahan šokolaadi maitselist teha. Seda ei olnud kuskil Eestis müügil, sest ma nagu mõtlesin, et ma teen äkki ise. Ja siis ma võtsin piima ka, et Travis saab kakaod juua, salsa. Salsa mulle meeldib ka nagu panna hakkliha peale või siis näiteks omletti sisse panna, siis see annab nagu hea maitse. Kusjuures selleks küll natuke halvasti nüüd, siis ma arvasin, et see on suur purk, aga see on väike kookus oli. Aga see oli 4 eurot oli. Igatahes seda ma kasutan ka siis võib-olla seal mandlivõis, aga tegelikult ma rohkem kasutan nagu keha peal seda. Travis annab mulle lihtsalt asju väga mugav. Ja see on salatimix. Selle ma panen tavaliselt siis tuunikala salati peale või siis lõhesalati peale, igast salatite peale. Aga ma täna ostsin endale tuunikala salati jaoks asjad valmis. Siis muidugi peavad alati olema olemas munad.
sest munades on palju valku, nendega saab väga palju häid asju teha. Siis ma võtsin veel salsat, Travis lihtsalt annab mulle siukses järjekorras neid asju, et kas seal on veel midagi või? Tühi või? Kõik on otsas. natukene veel asju. Okei, Travis leidis veel 3 banaani. Mul on terve voodi neid asju nüüd täis praegu. Ja siis varsti näete võib-olla mingi head retsepte ja teeme videole ilusa lõppu ka. Ühesõnaga, nüüd me näitasime kõik ära, mis postsime. Kuidas sulle meeldis meie ostud? Mis su lemmik oli? Su lemmik oli see, on ju? ja siis kakao. Kakao oli Travis lemmik. ja Banaanid meeldivad sulle, mis veel? see. ja No puuvilju oli päris palju ja ühesõnaga need puuviljad olid ka, no tunduvad küll, et väga korralikud ikkagi, et ei ole pandud mingit mädanevaid puuvilju meile siia. Et selles suhtes on päris hea. Aga ühesõnaga, me siis lõpetame ja näeme järgmises videos.